Täna on 1. veebruar aasta 2020 ja täna ma võtan lahti oma hästi kaua ja pikalt oodatud tulevase tikkimistöö ja selleks on firmat Lukas Gobelin pistes pilt Dubovaya Roša ja see pilt erineb kõigest nendest, mis ma olen varem tikkinud selle poolest, et see on Gobelin. Ja pildi suurus tuleb üpris suur, sellepärast, et tuleb pool meetrit korda 32 sentimeetrit pluss veel eks ole raam ja passepartout, mis sinna on vaja teha. Ja valmis pilt saab olema väga reaalne ilus. Ma tean seda sellepärast, et ma olen näinud neid valmis tikkandeid, ma olen jälginud, kuidas teised on seda pilti tikkinud. Teen siis lahti selle, vaatan, mis siin sees on. Mulinee lõngad. No info on siin siis selline, et ankor mulinee ja siin on mitte kanvaa, vaid siis on spetsiaalne Gobelini kanvaa. Siin on kirjutatud. No nii, selline kena värvide gamma. Ja Luka Essil on siis selliste papist aluste peal kõik mulinee lõngad. Ma tean juba seda, et iga selle märgikese juurde ma joonistan kohe alguses ära väikese noolekese, et siis ma tean, et kui on see märk, et mul on see mulinee lõng, mitte see. Et nii kaua, kuni nad on kõik siin peal ja neid on palju, siis ei ole probleem, aga mul on juba kogemus sellega, et kui mõni see saab tühjaks, siis juba läheb juba segamini ja värve on siin päris palju. Musta värvi on 2 tükki isegi. Ja tegelikult ikkagi mulle tundub, et neid värve kas tõesti jätkub sellest mulinee lõngast, sellepärast, et siin on see on ju nii suur tikand. Siin on siis see Gobelini võrk. Kohe näitan seda. Nõel. Kaadris seda ei mahu. Ma arvan, et ega vabaruumisi, mis palju ei jää, sellepärast ta tundub suht väike tükk olema. Ma kujutasin ette, et on palju suurem tükk. Ja ta on eelnevalt siis ära juba joonitud, kuigi siin on see asi, et joonitud on nagu, ma täpselt ei saagi aru, et missuguse rea kohta see joon käib. Ja lisaks mulineedele ja siis sellele kangale. Eks ole, siin on info ja pilt valmistööst. Siin on siis ka näidatud seda, kuidas Gobelin pistet tehakse. Sellest tasub nagu eraldi rääkida kindlasti. Ja siis on siin mingi raamat. Ja ma saan aru, et see raamat on skeem, aga siin on veel midagi. No garantiidalong. Ma olen Lukasi seda patja tikkinud. Moonid olid peal. Et sellega ma olen natuke tuttav. Ja siin on selline tore silt. Ma ei tea, kas see ka kehtib, et kui seda tööd pärast pesta 40 kraadises vees, siis see markeering, mis on kangal, tuleb maha. Kuigi ma ei tea, kas see on tõsi, sellepärast, et ma olen videotes vaadanud, et kui on tegemist kanvaaga, siis see markeering tuleb maha, aga kui on Gobelin selle võrguga tegemist, siis see markeering ei tule maha. Aga igatahes talong on siin sees, et nagu peaks olema maha pestav. Miks see oluline on? Seal on sellepärast, et siin, kus on hele sinine taevas, et sealt kipub see võrgustik natuke näha jääma. Ja siis on mul siin raamat. Lehti on siin 21. Siin on skeem ka, mis lehe peal miski skeemi osa on. Ja mida siin ei ole, Lukasel ei ole võtit. Ja võtit ei ole sellepärast vaja, et neil on need tingmärgid juba siin kirjas. Ja sa tead, et selline näiteks ring, mis on pooleldi must, pooleldi valge, on siis see mulinee. Sellepärast eraldi võtit ei ole, aga mina ütlen kohe ära, et ma leidsin sellele komplektile ka Cross-Stitch Saga faili ja mina hakkan tikkima teda Cross-Stitch Saga järgi. Tõenäoliselt ma mingid kohad kontrollin ära, kas see skeem on veatu või ei ole.
aga no selle skeemi järgi, minul on raskusi sellise mustvalge skeemi järgi, kus on palju igasuguseid kriipsukesi. Mulle meeldib, kui on natukene värvi, aga mitte liiga värviline. Kuigi tundub, et see skeem ei ole eriti raske, et on palju selliseid värvilaike. Ühesõnaga, ma nüüd natukene seedin seda asja, vaatan, mõtlen ja siis otsustan, kas ma teen esimesed pisted juba täna või lükkan ta homsesse. Ma olen teinud ära oma esimesed ettevalmistustööd ja esimene asi, mis ma tegin, on see, et ma joonistasin siia sellised noolekesed, et ma ei peaks üldse mõtlema, kui ma seda tingmärki vaatan, et missugust mulineelõnga ma pean kasutama. Ja siis valmistasin ette sellised mulineelõnga hoidjad ja joonistasin need tingmärgid peale, et ma teen siis niimoodi, et ma siit kerin umbes meetrise jupi mulineelõnga, lõikan ära, siia kinnitan ära, siin ei ole neid... Ma pean siia mingisugused vahed veel lõikama, et pärast, kui ma olen mulineelõnga hakanud kasutama, et siis ma selle otsa saan siia kinnitada. Ja siia ma panen ainult nii palju, kui sellest meetrisest jupist mul nagu järgi jääb. Sest ma võtan sellest 2 mulineelõnga välja ja 3 mulineelõnga jääb mul üle, et need ma siis panen siia. Need on mul organisaatorid ka valmis. Asi, mis ma veel ära tegin, on see, et ma märgistasin ära kanvaal selle piirkonna, kuhu tuleb tikand. Kõigepealt ma mõõtsin muidugi valesti, sellepärast, et 505 piste asemel arvutasin ma 550 pistet ja siis mul jäi ääre pealt nagu hästi vähe ruumi. Ja siis ma kontrollisin ikka üle selle skeemiga, et on 505 pistet. See tähendab seda, et igalt poolt jääb mul 5 ehk siis 50 pistekest ääreni, mis on väga mõistlik ja väga tore. Ja nüüd ma tegin ma siis selle asja veel, et siksakitasin ääre ära, sellepärast ma vaatasin, et hakkab hargnema ikkagi. Ja nüüd ei ole muud, kui panen ta raamile ja hakkan oma esimesi pisteid tegema. Panin mina ära raami peale selle kobelänkanga. Pingutused panin ka ära. Ja hakkan tegema oma esimesi ristikesi ja mul tuleb tikkida seda natuke teistpidi, sellepärast, et kuna see pilt on 50 centimeetrit lai ja minu see raam on ka 50 centimeetrit lai, siis ma lihtsalt mul ei mahtunud ta siia ära koos pingutustega ja seetõttu hakkan ma tikkima teda niipidi. See tähendab, et siit servast sinna ülesse serva. Töö tuleb suur, sellepärast siin on 160 000 pistet. Võrdluseks näiteks paabulindudes oli mul midagi 24 000. Et vahe on ikka väga suur. Et sellest saab minu mitmeaastane projekt kindlasti. Tulge siis 3 aasta pärast kanalile tagasi, näete, kas on valmis või ei ole. Ma näitan rõõmuga teile oma esimesi kobeläänpisteid. Eile õhtul ma hakkasin tikkima, kell oli kuskil 6 läbi ja lõpetasin kuskil kell 11 õhtul, nii et palju see tuleb siis? 5 tundi tuleb. Aga muidugi ma ei ole see inimene, kes suudaks 5 tundi järjest nagu mingit ühte asja teha. Sinna vahepeale jääb, eks ole, mingi söögi tegemine, mingi asjade pesumasinasse panemine, siia-sinna käimine. Siis vahepeal ma veastasin, et mul ikkagi ei tule kohe kõik nii välja hästi, nagu ma arvasin, et ma olen nii andekas. Ei ole, iga asjaga tuleb ikka vaeva näha. Tikkinud olen ma siis umbes nii suure tükikese, nagu te näete. See on siis eile 5 tundi ja täna hommikul ka mõned tunnid. Ja see tükikene on siin. Kui siin sellest mõõtudest rääkida, siis võt see üks ruut on 1 × 1 sentimeeter. Ja see 1 × 1 sentimeetri, siis seal läheb 100 pistet. Nii et kujutate ette, kui palju tuleb neid pisteid teha, et poolemeetrine pilt valmis tikkida. Ja mulle tundus nagu tohutult, oi, kuidas ma kiiresti liigun edasi ja kõik. Ja siis, kui ma vaatasin seda tulemust, siis ma vaatasin, et ma ei ole nagu mitte kuhugi jõudnud, ma ei ole isegi mitte 1% kogu tööst ära tikkinud. Ma olen praeguseks kuskil 0,60 midagi protsenti ära tikkinud. Jõuaks 1%-ni oleks ka tore,
ja mis ma tegin, et hakkasin tikkima siis, kuna niipidi ma ei saanud tikkida, niipidi keerasin oma skeemi. Õnneks Cross Stitch Saga keerab kohe kõik need märgid ka nii õiget pidi. Seda ma näitan mõni teine kord, mõnes teises videos, kus ma räägin Cross Stitch Saga uuendustest. Ja siis ma panin siia sellise spikri endale, et kui ma liigun vasakult paremale, siis ma alustan pisteid alt ja kui ma liigun paremalt vasakule, siis ülevalt, sellepärast et ikka kipub nagu segamini minema. Ja ma tean seda, et nii palju, kui ma olen vaadanud teisi tikkijaid, siis väga suur enamus läheb kergema vastupanu teed ja ei tee kobeläänpistet, vaid teevad ühe rea kobeläänpistes ja teise rea poolristpistes. Mina otsustasin, et vähemalt alguses ma teen rangelt ainult kobelääni ja vot kobelääni tegemiseks on mul siin väike spikker. Tikin siis niimoodi, et kui on võimalik, siis mingisuguse värvilaigu korraga valmis ja kui see ei ole võimalik, siis klassikalise parkimisega. Muideks ma olen kuskilt lugenud, et see klassikaline parkimine ongi saanud kobeläänist alguse, et kobelääni tuleb tikkida rida, nii nagu trükimasin, nagu printer trükib. See teeb nagu asja nii keeruliseks, sellepärast kui ma tahan parkides ja ülesse kuskile mulinee, siis ma pean arvestama mitte seda, et iga kord mul tuleb ülevalt alla ühest nurgast nagu tavalise ristpiste puhul, vaid mõnikord algab mul mõnes reas alt ülesse see poolristpiste, mõnikord ülevalt alla. Ühesõnaga, vahepeal oli mul tohutu segadus muidugi, ma mõtlesin, et ei, ma ei saa sellega hakkama. Millal ülevalt alla, kus on, mis mulinee, need mulinee lõngad on ju suhteliselt ühesugused. Et mul on nad siin, need värvid organisaatori peal. Ja kui nad on siin, eks ole, siis tee see nüüd selgeks, missugune pruun see on. Hea küll, et mõned toonid on nagu hästi eristatavad, aga mõnede puhul on nagu raskesti eristatavad ja siis, kui nad on kõrvuti kuskile pargitud ja kindlasti valesti on mul loetud midagi, siis on igavene jama. Näitan lähemalt seda tööd. Kobeläänpisted siis näevad välja nii. Päris elus nad näevad kuidagi ilusamad välja, et siin video pealt ma vaatan suurendusega. Näitab nagu nad oleks kuidagi ebaühtlased, et tegelikult nad on suht ühtlased. Ja tagantpoolt ma näitan ka, kuidas välja näeb, sest tagantpoolt näeb kobelään praktiliselt samasugune välja nagu eestpoolt. Näete, tagantpoolt tahapoole tuleb teine pilt. Ja võt see on nüüd õige kobeläänpiste. Kui vahepeal teha ristpistet, siis siia taha ei jää sellist kobelääni, vaid taha jäävad siis sellised sambakesed. Ja kui vaheldada ristpistet ja seda kobelääni, siis võivad jääda jutid. Muidugi siin on selline suht segadus, et ega siin vast ei jää, aga ma vähemalt esialgu üritan teha nii, nagu on ette nähtud. Näitan teile, mida ma siin veel tegin, et nendes palettides, kus peal on need mulinee lõngad, ma siis lõikasin kääridega siia sisse need mulineed, mis ma olen kasutusele juba võtnud, sellised väikesed sakid, et ma saaksin siis mulinee lõnga kinnitada, et kui ma olen siit meetri jagu ära kerinud, siis seda ma tagasi siia ei keri, et siis ma panen selle meetri jagu siia, mis järgi jääb. Ja kahekordse mulinee lõngaga tuleb teda tikkida. Plaanis on mul teha siis, eks ole, see alumine serv siia välja ja siis hakata teda ülesse kasvatama. Mis ma veel teen ühe asja, mida ma olen kogu aeg mõelnud ja ei ole kunagi teinud, on see, et kõige äärmisi ridu, see tähendab, et see rida, mis siin tuleb, alumine rida ja see külgmine rida, neid ma teen 2 tükki. Ma teen seda sama rida, kordan 2 korda, et kui mul läheb see raamimiseks, et siis mul ei ole kahju, kui vahepeal mõned need pisted jäävad sinna passepartout alla või raami alla. Ma tahan, et see osa, mis peab olema väljas, oleks kindlasti kõik väljas pildi alt. Ja siis ma teen ühe lisarea, kuigi see kobeläänpiste on nii pisikene, et siin võiks isegi 2 lisarida teha. Ja kui ma näitan seda pilti, et kui palju mul tehtud on, sellepärast Cross Stitch Sagas ma ei saa näidata seda. See pilt ei mahu sinna ära. Siis tehtud praegu on mul selline tükikene siit, kogu pildis selline tükikene, 1,5 päeva selline tükikene. Läheb aega minu arvestuste kohaselt mitu aastat, sellepärast mul tulevad mingid muud tööd ka, et ega ma ei saa siis nii, et ma ainult ühte asja teen. Ma ei tea isegi kui tihti ma hakkan veel edasi mingisuguseid kokkuvõtteid näitama, et tõenäoliselt ma peaksin ikkagi mingi osa juba valmis tikkima. Ja mis ma ütlen, et püsige kanalil
ja tikkige ise pilte, jagage oma pilte ja loomulikult suur aitäh, kui te jaksasite minu video lõpuni vaadata ja kõike head teile!